kuidas antennid ja saatjad töötavad. Tere inseneeria huvilised! Kujutage ette, et sirutate käe välja ja püüate kinni sõnu, pilte ja teavet, mis mööda liiguvad. See on ju umbes see, mida antenn teeb. See on metallist varras või taldrik, mis püüab kinni raadiolained ja muudab need elektrisignaalideks, mis toidavad näiteks raadiot, televiisorit või telefonisüsteemi. Selliseid antenne nimetatakse mõnikord vastuvõtjateks. Saatja on teist tüüpi antenn. Antenni, mis teeb vastupidist tööd vastuvõtjale. See muudab elektrisignaalid raadiolaineteks, et need saaksid mõnikord tuhandeid kilomeetreid ümber maa või isegi kosmosesse ja tagasi liikuda. Seetõttu on antennid ja saatjad peaaegu kõigi tänapäevaste telekommunikatsioonivormide võtmeks. Aga kuidas antennid töötavad? Oletame, et sina oled raadiojaama juhataja ja tahad oma saateid kogu maailmale edastada. Aga kuidas sa seda teed? Sa kasutad mikrofone, et püüda inimeste hääli ja muuta need elektrienergiaks. Sa võtad selle elektri ja üldiselt paned selle voolama mööda kõrget metallist antenni, andes sellele jõudu. Sageli tehakse nii, et see jõuaks nii kaugele, kui sul maailmas vaja on. Kui elektronid elektrivoolus liiguvad edasi-tagasi mööda antenni, tekitavad nad nähtamatut elektromagnetkiirgust raadiolainete kujul. Need leined, osaliselt elektrilised ja osaliselt magnetilised, liiguvad valguse kiirusel, kandes endaga sinu raadiosaadet. Aga mis juhtub siis, kui ma lülitan oma raadio kodus sisse, olles mõne kilomeetri kaugusel? Nimelt voolavad sinu saadetud raadiolained läbi metallist antenni ja panevad elektronid edasi-tagasi võnkuma. See tekitab elektrivoolu, mis omakorda muudetakse signaaliks, mille sinu raadio sees olevad elektroonilised komponendid muudavad tagasi heliks, mida saab kuulda. Saate ja vastuvõtu antennid on tavaliselt väga sarnase disainiga. Näiteks, kui sa kasutad midagi sellist nagu satelliittelefon, mis võib saata ja vastu võtta video või telefonikõnesid ükskõik kuhu maal. Kosmose satelliite kasutades liiguvad sinu saadetavad ja vastuvõetavad signaalid läbi ühe ainsa paraboolantenniga. Paraboolantenn on spetsiaalne kausikujuline antenn, mida tuntakse peaaegu alati paraboolreflektorina, sest antenn on kõverdatud graafiku kujuliseks, mida nimetatakse parabooliks. Aga saatjad ja vastuvõtjad näevad väga erinevad välja. Teleri või raadiosaatjate antennid on tohutud mastid, mis ulatuvad mõnikord sadade meetrite kõrgusele õhku, sest nad peavad saatma tugevaid signaale pikkade vahemaade taha. Aga kodus oma teleri või raadio jaoks ei ole sul vaja midagi nii suurt, sest palju väiksem antenn teeb selle töö väga hästi ära. Lained ei liigu alati saatjast vastuvõtjani läbi õhu. Sõltuvalt sellest, milliseid lainesagedusi me tahame saata, kui kaugele me neid saata tahame ja millal me seda teha soovime. Ja kui pikk peaks antenn olema? Kas mida pikem, seda parem? Lihtsaim antenn on üks ainus metalltraat, mis on raadio külge kinnitatud. Enamikul tänapäevastel transistorraadiotel on vähemalt 2 antenni. Üks neist on pikk ja läikiv teleskoopantenn, mis ulatub raadiost välja ja pöörleb, et püüda FM-signaale, mis tähendab sagedusmodulatsiooni. Teine on antenn raadiokorpuse sees, tavaliselt kinnitatud põhitrükkplaadile ja see püüab AM-signaale, mis tähendab amplituudmodulatsiooni. Erinevused AM-i ja FM-i vahel on huvitavad, nii et kui soovid rohkem teada saada, jäta kommentaaridesse märge ja me võime sellest video teha. Aga miks on raadiol vaja 2 antenni? Nende erinevate lainealade signaale kannavad erineva sageduse ja lainepikkusega raadiolained. Tüüpilised AM-raadiosignaalid on sagedusega 1000 kHz, samas kui tüüpilised FM-signaalid on umbes 100 MHz. Seega vibreerivad need umbes 100 korda kiiremini.
kuna kõik raadiolained liiguvad sama kiirusega nagu valgus, mis on umbes 300 000 kilomeetrit sekundis. AM-signaalide laine pikkus on umbes 100 korda pikem kui FM-signaalidel. Sul on vaja 2 antenni, sest üks antenn ei suuda nii laia lainepikkuste vahemikku vastu võtta. See on laine pikkus või sagedus, mida sa püüad tuvastada, mis määrab ära, kui suurt ja millist tüüpi antenni sul on vaja kasutada. Üldiselt peab lihtsa antenni pikkus olema umbes pool selle raadiolaine pikkusest, mida sa püüad vastu võtta. Aga mõned tehnoloogiad võimaldavad teha antenne, mis on veerand laine pikkusest või kompaktseid miniantennid, mis on umbes 10 laine pikkusest. Ja membraanantennid, mis on veelgi väiksemad, kuigi me ei saa siin detailidesse laskuda. Antenni pikkus ei ole ainus asi, mis mõjutab laine pikkusi, mida sa vastu võtad. See on sellepärast, et kui meil oleks raadio fikseeritud pikkusega antenniga, suudaks see vastu võtta ainult ühe jaama signaali. Antenni edastab signaalid raadio vastuvõtja sees olevasse häälestusahelasse, mis on loodud haarama kindlat sagedust ja ülejäänuid eirama. Lihtsaim vastuvõtuahel koosneb vaid traadist poolist, dioodist ja kondensaatorist, mis edastab helid kõrvaklappidesse. Ahel reageerib või resoneerib sellel sagedusel, millel oled häälestatud ja jätab kõrvale sellest suuremad või väiksemad sagedused. Kondensaatori väärtust reguleerides saad muuta resonantssagedust ja just see võimaldabki sinu raadiol häälestuda erinevale jaamale. Antenni ülesanne on püüda piisavalt energiat mööduvatest raadiolainetest, et panna ahel õige sagedusega resoneerima. Kõige lihtsamad raadioantennid on lihtsalt pikad sirged vardad, mida mõnikord nimetatakse monopoolideks. Paljud siseteleri-antennid on dipooli kujuga, metallvarras, mis on jagatud 2 osaks ja painutatud horisontaalselt, nii et see meenutab inimest, kes seisab käed horisontaalselt välja sirutatud. Keerukamatel välistelevisiooni antennidel on mitu sellist tiippooli, mis on paigutatud mööda keskset tugivarrast. Teised konstruktsioonid hõlmavad ümmargusi traatsilmuseid ja muidugi ka parabolantennid. Aga miks on nii palju erinevaid kujundusi? Ilmselgelt on saatja antennile jõudvad lained täpselt samad, olenemata antenni kujust ja suurusest. Erinev dipooli muster aitab signaali koondada, et seda oleks lihtsam tuvastada. Seda efekti saab veelgi suurendada, lisades lahti ühendatud passiivseid dipoole, mida nimetatakse direktoriteks ja reflektoriteks, mis peegeldavad rohkem signaali vastuvõtu dipoolidele. Neil puudub vooluringi tegemiseks vajalik ühendus, mida nimetatakse monopoolideks. Paljud neist jõuavad tugivarreni, millel on kindel kuju ja suurus. Antennide puhul on eriti olulised 3 omadust. Nende suunatavus, võimendus ja sagedusriba laius. Alustame suunatavusest. Dipoolid on väga suunatud, sest nad võtavad vastu raadiolaineid, mis liiguvad nende suhtes ristinurga all. Seetõttu peab teleri-antenn olema kodus õigesti paigaldatud ja õigele poole suunatud. Kui soovid head pilti saada, siis tänapäeval seda probleemi eriti ei ole, sest telerisignaalid on digitaalsed. Aga minu ajal pidi antenniga ikka mitu head minutit jändama, enne kui pilt normaalseks sai. FM-raadio teleskoopantenn on vähem suunatud, eriti kui signaal on tugev. Kui suunad selle otse üles, püüab ta häid signaale peaaegu kõigil raadiojaamadelt võrdselt. Raadio sees olev AM-ferritantenn on palju suunatum. Kuigi väga suunatud antennid võivad tunduda tülikad, aitavad need õigesti joondatuna vähendada häireid ja soovimatute jaamade või signaalide mõju sellele, mida sa püüad kuulata. Aga suunatavus ei ole alati hea asi. Mõtle oma mobiiltelefonile. Sa tahad, et see suudaks kõnesid vastu võtta, olenemata sellest,
kus sa asud lähima mobiilimasti suhtes või et see püüaks sõnumeid sõltumata sellest, kuhu suunas see sinu kotis parajasti on. Seega väga suunatav antenn ei ole hea valik. Samamoodi ka GPS vastuvõtja puhul, mis ütleb sulle sinu asukoha, kasutades signaale mitmelt kosmose satelliidilt. Kuna signaalid tulevad erinevatelt satelliitidelt, mis asuvad taevas erinevates kohtades, siis jällegi ei oleks väga suunatav antenn kasulik. Antenni võimendus on väga tehniline mõiste, kuid üldiselt tähendab see seda, kui palju antenn signaali võimendab. Teleriid võtavad tavaliselt vastu nõrka ja kummituslikku signaali isegi siis, kui antenni pole ühendatud. See juhtub sellepärast, et metallkorpus ja teised komponendid toimivad lihtsa antennina, mis ei ole suunatud üheski kindlas suunas ja võtavad vaikimisi mingisuguse signaali vastu. Lisa sobiv suunatud antenn ja saad palju parema signaali. Võimendust mõõdetakse detsibellides ja mida suurem on võimendus, seda parem on vastuvõtt. Teleriite puhul saad palju rohkem võimendust keerulisest välisantennist kui lihtsast tiippoolist. Kõik välisantenni töötavad paremini kui siseantennid ning aknale või komplektile paigaldatud antennidel on suurem võimendus ja need töötavad paremini kui sisse ehitatud antennid. Aga antenni ribalaius on sageduste või lainepikkuste vahemik, mille ulatuses see tõhusalt töötab. Mida suurem on ribalaius, seda suuremat erinevate raadiolainete vahemikku saad vastu võtta. See on kasulik näiteks televiisori puhul, kus võib olla vaja vastu võtta palju erinevaid signaale, kuid palju vähem kasulik telefoni, mobiili või satelliitside jaoks. Kus vajad vaid väga kindlat raadiosignaali üsna kitsas sagedusribas. Kui oled siiani jõudnud ja sulle meeldis video, siis kindlasti telli kanal, kui sa pole veel tellinud, pane pöial püsti ja aktiveeri teavituste kelluke. Ja kui leiad, et meie sisu on huvitav, kaalu liikmeks hakkamist, et aidata meil jätkata sisu loomist siin platvormil ja et sind meie videotes mainitaks. Ja kui otsid isiklikku ja professionaalset arengut, siis kasuta siin kõrval olevat QR-koodi või lingi videokirjelduses. Et saada juurdepääs erinevatele võimalustele, arendada mitmeid oskusi, mis annavad sinu karjäärile eelise. Noh, millist tüüpi antenn sul kodus on? Kas oled kunagi oma teleriga vaielnud, et signaali leida? Jäta oma kommentaar siia alla, ma tahan teada. Siin samas kõrval on 2 huvitavat videot, mida sa pead kindlasti vaatama, et laiendada oma teadmisi ja rahuldada oma uudishimu. Ja kui sa tahad meid toetada, pane pöial püsti, telli kanal ja aktiveeri kelluke ning kaalu kanali liikmeks hakkamist. See ongi kõik inseneriteaduse austajad. Suur kallistus ja kohtume järgmises videos.